No tere taas. Teeme siis selle esimese peale tutvustusvideot. Esimese tööriista video ja ma valisin esimesteks siis vasarad, haamrid. Mõni nimetab ka konkuks. Väiksemad, mida on hea kasutada väikeste liistunaelade jaoks. See on vähe roostes. Väga hea haamer on olnud mul läbi aegade. Eriti kui ma olen teinud elektritöid ja siis nagu neid kaabliklambreid löönud, on sellised väga head ja ka see kena mugav ja kena pisike selline. Nii suuremad haamreid on ka jälle täpselt samamoodi erineva suurusega, nagu me näeme siit, erineva kujuga. Hetkel, mis mul siin on, mul ei ole kõiki variante teile näidata, aga näitan nii palju kui võimalik. Siin on nüüd üks vana päevi näinud taamer. Et sellega see on oma tööd näinud ja teinud ja elab jätkuvalt edasi. Siin läheb nael kõveraks lüües. On olemas koht, et sa saaksid naela uuesti välja tõmmata. Et selline universaalne, nagu ka see pisike siin oli. Sama kujuga, aga suuruse vahe on nüüd. Siis võtame nüüd selle, mis on põhimõtteliselt analoogne, aga ta on nüüd kandiline. Et nende vahe on see, et vastavalt sellele, kuhu sa naela lööd, et ümarhaamer jätab nagu oma jälje puidule, kui sa lööd liiga sisse naela, ja kandiline jätab jälle oma jälje. Aga ka samamoodi, ta on hea just, kui sa oled kõrgemal redeli peal, et ta on selline terava otsaga siit. Et sa saad ta nagu kinni lüüa, et sa ei pea kuskile mujal teda panema vahepeal, et sa saad jälle võtta kuskilt selle nõnda, et muidu kui sa majale voodrilauda lööd, voodrilaua siis ei löö, vaid lööd hoovitusse sisse selle pigem. Et selline haamer siis jälle. Vahepeal suuruselt tuleb siin selline müürihaamer. Nii mõnigi inimene tunneb sellise ära. Müürimehed, et sellega on hea toksida niimoodi. Saab rahulikult lüüa ja eriti kui tellistest laob müüri, siis saab selle otsaga. Ma vaatan, et on ka kõvasti tööd mul teinud, et saab selle otsaga nagu kivi katki lüüa ja ka naela tõmbamise koht on siin olemas. Nii, ma võin neid väga vanu ka siin näidata, neid müürihaamreid. See on nüüd üks selline suht vana aga ta on lihtsalt vana, et iga asi on oma ea elanud ja nii mõnigi asi elab veel. Ja haamritel on erinevad raskused. Vastavalt sellele, kui suur on nael, on tark valida ka haamri suurust. Siin on küll lühikese varrega, see vars on nagu lühemaks jäänud. Et see peaks olema nüüd umbes kilone haamer. See on jah 800. Ja see on nüüd kilone peaks olema. Ja väga suurte naelte jaoks on
selline haamel väga hea, see on 1,5 kilo. Olen ise seda väga palju kasutanud. Et see on mind teeninud rohkem kui küll ja on ennast mitmekordselt ära tasunud. Noh, siin müürist rääkides, müürimehed. Olen müürilappides kasutanud sellist kummihaamet näiteks. Et näiteks eriti kui sa lapid veel puhast vuuki, et siis selle metallist haamriga, kui sa lööd just ääre peale, sa võid killu välja kivil lüüa. Aga kummihaamriga sellist asja ei juhtu. Et selles suhtes on kummihaamer nagu parem. Aga siis edasi tulevad sellised suuremad juba tõsised haamrid, mis on ka mul suht vana juba. Et selline, mida juba nimetatakse vaikselt kuvaldaks, et sellega on kas mingid aiaposti või siis ka suuri kive on võimalik sellisega katki lüüa. Et on sellised tugevad haamrid. Et jah, midagi lüüa on sellega väga hea. Naelu sellega ei peksa, et see on naela jaoks liiga suur, kui just ei ole vastav nael. Nii, mul siin on veel selline kuvalda, millel hetkel vahti ei ole, aga selle jaoks ma neid videosi hakkasingi tegema, et mingis videos teeme sellele ka vare taha. Siis näeme, kuidas tehakse natuke mingid vahenditega tööd. Ja on ka selline hästi suur, see on nüüd kiviraidest saadud suur kiviraidumisvasa. Haamer, kuvalda, kuidas keegi nimetada tahab. Et see on nüüd tõsine asi, et see kaalub siin, ma ei tea, oma 10 kilo kindlasti. See eelmine, mis ma näitasin siin, jah, see on 8 ja see, mis on mul siin käes, paremas käes, see on vähemalt 10 kilo, et siin ei ole enam peal seda kaalumärki, et tavaliselt on nendel peal ja siis nii palju siis täna nendest haamritest, vasaratest ja kohtume järgmises videos.